tere! Ja tere! Edasi! Astudes perekond Kalde koju, vaatab piltidelt vastu merelainete sullav ja ringi jooksev väike poiss. Miski neil piltidel ei reeda suurt tragöödiat, mis valdas peret umbes 11 aastat tagasi, kui vanemad said teada, et nende igati tervena väljapaistev ja oodatud esiklaps Ralf põeb tõsist geneetilist haigust, Duchenne'i lihasdüstroofiat. Meie enda jaoks oli selline must auk. Mina läksin ikka täitsa lukku. Kui vana siis oli laps? 3,5. Ja sellel hetkel tegelikult ta ju jooksis ringi, oli täiesti tavaline laps ja siis... Absoluutselt, jah. Ta oli täitsa tavaline, rõõmus, hüppas ringi ja jooksis ja möllas ja siis samas sisimas nagu teadsid justkui tema saatust ette. Ettemääratud saatus oli enam kui karm. Noortele vanematele, kes pöördusid arsti poole murega, et nende laps kukub ebatavaliselt palju, teatati, et teda ootab ees ratastool ja hääbumine. Muidugi see oli ikka väga suur šokk. Kiiresti progresseeruv lihashaigus, mis siis lõpeb suhteliselt varakult surmaga. Tema diagnoos oli ju ajaline, oli 15 eluaastat. Lihtsakohaliselt pandi meil laua peale, et nii on ja siuke asi on ja nüüd läheb elu edasi teil. Mismoodi see elu edasi läks siis? Ma arvan, see oli kuskil aasta. Šokis olime kindlasti aasta, aga et selle mõttega üldse nagu ära harjuda, siis ma arvan, minul läks 5 aastat, et ma kuidagigi suudaks selle mõttega nagu edasi minna. Eks ikka päeval üritad nagu olla tugev lapsega toimetada ja siis õhtul võtad ikka ja... Mingit psühholoogilist tuge sellise šokeeriva uudise järel noortele vanematele ei pakutud. Ja välja kirjutatud steroidide mõju all muutus ka Ralfi meeleolu kiiresti. Minu arust läks aastaga, läks poiss kaotsi. Ta muutus agressiivsemaks ja närviliseks ja... See pehme poiss, kes oli armas, kes tuli ronis sülle, siis ta läks siis kaotsi. Kahjuks küll, jah. See on Henri, 7-aastane. Jookseb ja turnib nii nagu iga tema vanune laps ja nagu ka Ralf tema vanuses. Kuid ka Henri ema teab juba 4 aastat, et poeg põeb Duchenne'i lihasdüstroofiat. Eesti statistika näitab, et siuke 12 on, kui laps jääb ratastool ikkagi, et vaatamata sellele, kuidas nagu ise on, et hiljem kopsud süda, et kõik see, mis töötab lihasjõul, lõpetab oma tegevuse. Kui te selle diagnoosi saite, et mis sai, et sõitsite lihtsalt koju või anti teile mingit psühholoogilist abi ka? Ei, midagi ei saanud. Et see öeldaksegi sulle diagnoos, siis sa istud oma lapsega seal kahekesi palatis, ulud oma silmi peast välja ja mõtled, kuidas ma koju jõuan. Et minu tugiliin oli toona õde, kellele ma helistasin, et õnneks on autod ju võimalik panna handsfree peale, et sa saadki, et kui teda ei oleks olnud, siis ma ausalt ei tea, kas me täna Henriga üldse kodus oleksime. Sest see tee oli üks must auk, kui sa sõidad. Lihtsalt sõidad. Sarnaste olukordade eest ei ole me keegi kaitstud. Ei tasu end lasta eksitada sõnast harvik. Erinevaid geneetilisi harvikhaiguseid on üle 6000 ja hetkel elab Eestis ligikaudu 80 000 harvikhaigust põdevat inimest. Mõlemad pered tunnistavad, et nad jäid diagnoosi saamise järel täieliku infovaakumisse. Samuti ei tutvustatud neile mujal maailmas kasutusele tulnud ravivõimalusi. Väljaspool Euroopa Liitu juba oli variante, et jah, USA ja osad olid heaks kiidetud ravimid, aga osad ka alles siis uuringute käigus. Mis meid nagu ennast nagu häiris, oli see, et soovitati isegi mitte selle asja uurimisega nagu midagi tegeleda, et las ta siis olla, et nii on täna ja kogu lugu. Pigem öeldi, et ei ole nagu mõtet vaeva näha. Aga teie nägite vaeva? Mis te tegite? Et need ravimid on ju olemas. Internetis hinnasilt on küljes.
aga kui ma lähen ja teen tellimuse, siis ma ei müü seal. Selleks on vaja ikkagi riiki taha, et kes seda asja ajab ja nõudmised on tohutult suured. Aga riik ei tee seda. Tal ei ole neid vahendeid, võib-olla ka tahtmist. 3 aastat tagasi loodud harvikhaiguste kompetentsikeskust juhtiv professor Katri Nõunap ütleb otse välja, et Eesti inimesi diskrimineeritakse. Euroopas jõuavad uudsed ravimid Eestisse viimaste seas ja meie lastel on võimatu pääseda ka ülemaailmsetesse kliinilistesse uuringutesse. Selline nagu diferentseerimine ja diskrimineerimine on kestnud päris kaua ja ma ei oskagi öelda, millal see lõpuks nii-öelda ühtlustub, et võetakse meid nagu võrdväärse partnerina. Kui ülikallid uuenduslikud ravimid käivad meie riigi õhukesele rahakotile sageli üle jõu, siis seda enam peaks professor Õunapi sõnul Eesti ametnikud võitlema selle nimel, et meie lapsed pääseks uute ravimite kliinilistesse uuringutesse, kus on võimalik tasuta saada elupäästvat ravi. Aga mis seal salata, väga sageli väikeriigist olevatele patsientidele öeldakse ära ja tegelikult on see tingitud ka sellest, et on hästi suur tung nendesse kliinilistesse katsetustesse ja eelistatakse siis oma suurriikide patsiente. Ja te ka proovisite nendele uuringutele pääseda? Ja, see lähim uuringugrupp oleks siis olnud kas Poola või Iirimaa. Et Iirimaale ma oleks nõus olnud ka Henriga 2 kasvupäeva pealt kolima. Aga ma saan aru, et uuringusse te ikkagi ei pääsenud? Ei pääsenud, jah. Lõpuks sa ikkagi jõuad selleni, et sa ei saa sinna. Pered said uuringute läbiviijatelt teada, et lisaks sellele, et sa pead oma kulu ja kirjadega asuma mitmeks aastaks elama uuringut läbiviivasse riiki, peab ka su laps oskama perfektselt sealse riigi keelt, mis väikese lapse puhul pole ju reaalne. Kas me tahame aidata neid patsiente ja lapsi või me ei taha? Minu arust jääb mulje, et ei taha. Igatahes jah, sellest vestlusest tookord jäi mul küll mulje, et nad ei ole huvitatud kuskilt pisikesest tundmatust riigist 1, 2, 3 patsiendiga tegelemisest. Ja minu jaoks oli see just täpselt sellest valdkonnast, et lihtsalt nad diskrimineerisid teda selle tõttu, et ta on Eestis ja tema transportimine sinna koha peale ravile oleks olnud nende jaoks liiga tülikas. Siin Ralf veel lainetes möllab ja siin on maakodus, jookseb ringi ja siin sikutab Viljandis maasikat ja issiga tuulelohega siin möllab. Just aeg, mil raviga alustatakse ja kahjude tekkimine peatatakse, on selle haiguse juures määrava tähtsusega, sest tüsistusi tagasi pöörata on keeruline. Tema olukord läks nagu halvemaks ja halvemaks. Ja siis vaadates tagasi neid pilte teinekord lapsepõlvest, mis ta olid ja kus ta paremini liikus, et siis see nagu pani nagu uue sellise löögi ja siis sa pigem nagu loobusid sellesse mineviku vaatamisest ka. Uurime Sotsiaalministeeriumist, mis nende ametnikud on ette võtnud ja plaanivad veel teha selleks, et Eesti laste diskrimineerimine lõppeks. Nad veeretavad aga vastutuse edasi ja suunavad meid Ravimiametisse. Ravimiametil on ravimitootjate, kohalike esindajate ja uuringute läbiviijatega regulaarne kontakt ja nendel kohtumistel me oleme arutanud põhjalikult, kui olulised on kliinilised uuringud Eesti riigi, Eesti patsientide ja Eesti arstide jaoks. Et ravimitootjad on kindlasti sellest teemast väga teadlikud. Teadlikud või mitte, aga positiivseid tulemusi ette näidata pole. Järelikult pole piisavalt tehtud, ütleb professor Õunap. Seda peaks käsitlema Sotsiaalministeeriumi tasandil Euroopa Liidus, et kõik riigid oleksid võrdõiguslikult esindatud. Palun ärge diskrimineerige meid ja võtke ka meie patsiente sellistesse uuringutesse. Ja siis kuulad uudiseid, kuidas haigekassa juhid maksavad endale boonuseid ja kuidas ravimisüsteem toimib, siis mõtledki, et näed, et see on, aga Eestis kes minu ühe lapse pärast hakkab üldse mõtlema seda, et kulutame selle ühe väikse poisi peale. Hetkel muide viibib üks Eesti laps kliinilises uuringus Inglismaal Manchesteris. Tegemist on 11 kuu vanuse Robiniga, kes pääses geeniteraapiasse ainult tänu sellele, et Katri Nõunap
tundis isiklikult uuringu läbiviijat. Saame Robini ema kätte vahetult enne protseduuride algust. Täna kirjutatakse meid haiglasse sisse ja siis jäämegi kuni lõpuni haiglasse. Et tuleb, mis tuleb, et pigem nagu liialt ei taha nagu karta. Robinil diagnoositi juba paarikuuselt üliharuldane pärilik ainevahetushaigus Hörleri sündroom. Tema keha ei tooda olulist ensüümi, mis viiks jääkained keharakkudest välja. Nad näevad nagu välja natukene nagu vanad inimesed, ehk siis see nahk ja nahaolune kude on sellisem kohevam ja paksem. Nad on lühikest kasvu, suure peaga, on suur kõht, kuna siseorganid on suured. Sama protsess toimub ka ajus ja tegelikult ajurakud hukkuvad ja see mõjutab intellekti. Õunapi sõnul ei ela selle diagnoosiga lapsed ilma ravita üle 7 aasta. Robinil vedas, sest loosirattaga pääses ta ravimigruppi, kus võetakse tema enda vigased tüvirakud, parandatakse need ära ja viiakse tagasi organismi. Kui see õnnestub, ei pruugi ta elu jooksul enam lisaravi vajadagi. Homsest hakkab keemiaravi, et tema immuunsus siis nulli viia ja siis, kui tema immuunsus on nullis, saab ta siis need uued rakud tagasi. Enda rakud parandatud kujul siis tagasi, mis peaksid tootma ensüümidele piisavalt. Tüvirakud võeti detsembri alguses ja need saadeti Milanosse laborisse. Et seal nad siis tegid, mis vaja nende rakkudega ja siis nüüd saadeti nad siia tagasi. Selline geeniravi maksaks väljaspool kliinilisi uuringuid 3 miljonit eurot. Tänaseks on tüvirakud edukalt siirdatud ja Robin tunneb end hästi, kuid peab veel mõni aeg haiglas viibima. Kas väikese Robinil on siis väga suur šanss täiesti tervena elada, kuna ta nii vara selle ravi saab? Ja väikesel Robinil on hästi suur šanss elada täiesti tervena ja väga suur šanss areneda täiesti normaalselt edasi. Mis puutub Henrisse ja Ralfi, kes ravimiuuringutesse ei pääsenud, siis viimasel 2 kuul on mõlemad hakanud saama innovaatilist ravimit. Kuid seda mitte riigi toel, vaid annetajate abiga. Ehk nende ravi rahastab Tartu Ülikooli kliinikumi juures tegutsev heategevuslik lastefond. Katrin Õunapi sõnul ei pea Henri ravimit saades tõenäoliselt kunagi ratastooli jääma ja ka Ralfi olukord paraneb märgatavalt. Pered on ootamatust abist pisarateni liigutatud. Sisimas ma nagu mõtlesin kõik need aastad, et me kõnnime selle ravimini välja, me ei anna alla ja siin me oleme. Saame 2-3 kuud juba seda ravimit. Kas on veel võimalik, et ta pääseb ratastoolist? On. Uskuma peab. Selles suhtes, et ta suudab käia. Me toetame, sest hirm on see, mis tegelikult ei lase tal vabalt üritada. Et see tuli just kui lotovõit ja täiesti selliselt uskumatult, et sa loed ühel päeval lihtsalt arsti kirja ja järgmisel päeval oled sa juba miljonär, sest su laps on saanud ravi. Aitäh kõigile asjaosalistele, kes selle looga seotud on ühte või teistpidi.